Täna oli mul siis hästi meeldiv vestlus kliendiga, kus siis me vaatasime, miks meesterahvas suhtes eemaldub ja ei ole emotsionaalselt lähedane. Ja me leidsime sellist mustrit, et kui järsku meesterahvas ja naisterahvas hakkavad üksteisele lähenema ja siis naisterahvas juba märkab, et see mees on päris lähedal, siis tekib soov seda meest kinni võtta, sellesse klammerduda ja seda omada, et jumala eest see lähedus ära ei kaoks, nüüd ma pean sellest kinni võtma ja niimoodi tšuk. Ja kohe, kui naisterahvas tegi sellise sammu ja tahtis nagu meest omada või kinni võtta, et jumala eest see lähedus ära ei kaoks, siis meesterahva reaktsioon oli eemalduda. Ja siis naine ei saanud aru, et miks ta eemaldub. Aga tegelikult ju keegi ei taha klammerduvat ema suhtes ja klammerduvat naist. Ja see on loomulik reaktsioon eemalduda sellise käitumise peale. Ja siis me proovisime erinevaid variante, et kuidas saaks niimoodi, et näiteks et ei teki klammerdumist ja eemaldumist selle peale. Ja me proovisime lihtsalt, kui me ei klammerdu, vaid lihtsalt see on nagu lähedust välja kannatada, kuigi kannatus ei ole päris hea sõna, aga see on see moment, kus ma otsustan mitte klammerduda ja mitte omada seda inimest. Ja ma lihtsalt olen ja vaatan teda ja see teine inimene on ka siin ja vaatab mind ja me ei tee mingeid klammerduvaid asju, omandamise soovi ei ole, sest see klammerdumise soov tekib hirmust, et see lähedus kaob nüüd järsku ära, et ma pean seda kinni hoidma. Aga kui ma tean, et see lähedus ära ei kao, siis need kaks inimest on lihtsalt ja vahepeal nad on lähemal, vahepeal nad on kaugemal ja see on nagu lill, mis kasvab õues. Et inimesed tihtipeale tahavad noppida seda lille ja tuua seda koju endale lähedale, et omada seda lille. Aga mis sellest lillest saab? See lihtsalt närbub mu käes ära. Aga kui ma ei nopi seda lille, vaid jätan seda kasvama sinna õue, tulen vaatan vahepeal, võib-olla kastan, võib-olla teen tal ühe pai, või istun seal kõrval olen, siis see lill kasvab ja õitseb. Et see klammerdumise soov tekitab inimestes vastureaktsiooni. Keegi ei taha, et tema külge klammerdutakse. Ja selle peale tekib eemaldumise soov. Et püüdke olla selles läheduses ilma klammerdumiseta, ilma soovita omada seda inimest, siis te saate püsida nagu päris tõelises läheduses ja siis tekibki see tõeline kirg kahe inimese vahel, see seksuaalenergia, see kirg, kus üksteisele antakse vabadust, sest kui ma klammerdun, teine inimene tunneb, et ta ei ole vaba enam. Ja üksteisele antakse seda hingamisruumi ja vabadust ja siis saabki tekkida see kirg. Ja lähedus, see päris tõeline lähedus. Et mõnikord tulebki alustada iseendast ja vaadata, et mis mina saan teha selle jaoks, et see lähedus tekiks suhtesse. Selle asemel, et pidevalt süüdistada partnerid selles, et ta on emotsionaalselt kauge. Vot sellised põnevad tähelepanekud täna.